mis märk see on? See on meil ühesuunalise märk. Ehk siis, kui nagu Nõmmel on meil ühesuunaline, antud hetkel 2 rida läheb ühes suunas ja soovid ristmikult vasakule pöörata, mis siis tuleb teha? Võtad kõige vasakpoolsema sõidutee ääre. Ehk siis, sõidad parempoole ääres, suuna sisse, vahetad raja vasakule ära. Ja alles siis saad ristmikult vasakule pöörata. Kui soovid ristmikult paremale minna, siis jääd paremasse ritte, võtad suuna sisse, vaatad, et oleks ohutu manöövrit teha ja pöörad ristmikult paremale. Nõmme, ühesuunalise. Põhikoht meil siin Nõmmel, keerame ristmikust vasakule ja nagu ikka, proovi alati vaadata võimalikult kaugele ette, et mis märgid meil on teiselt pool ristmikku, kuhu me pöörata soovime. Antud hetkel pöörame ära, on näha paremat kätt kohe ühesuunalise märk. See tähendab seda, et terve see tee on ühesuunaline. See tee on meil kaherealine, kuigi jah, katkendjooned puuduvad. Kui nüüd soovime ristmikust pöörata vasakule, tähendab seda, et pean panema suuna sisse vasakule, vaatan peeglisse, vaatan raja ära vasakule, kõige vasakpoolsemasse tee äärde ja jõuan ristmiku juurde. Ja jällegi vaatan ära, mis märgi mul seal on ja proovin käituda vastavalt sellele märgile, mis mul antud tee peal siis on. Nõmmel arvestage sellega, et märgid võivad olla kuskil puude taga, lehtede taga, okste taga, et kui kuskile ristmikule lähenete, siis proovige leida, otsida, mis märgid on. Nagu te näete, praegu jäi meil lehtede taha ühesuunalise märk, et me lähme ühesuunalise teele ja anna teed märk. Ehk siis nüüd teda ristmikule välja, vaatan, et kedagi ei tuleks ja on võimalus minna. Jällegi vaatan ette ära, meil on 30 märk, et seda maha ei magaks, siis ristmikku pöörates rahulikult ja et ei kiirustaks. Ühesuunaline tee lõpeb alati ühesuunalise lõpu märgiga, punane jutt on peal. Või kui sa pöörad ristmikust ära vasakule või paremale ja seal uut ühesuunalise märki ei ole, siis ongi ühesuunaline tee lõppenud.